Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustab Riigikogu täiskogu 6. istungjärgu 6. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Yana Toom, palun. Tänan, härra eesistuja. Head kolleegid. Sotsiaalkomisjoni nimel mul on üle anda tööturuteenuste ja toetuste seaduse, töötukindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga muudetakse tööturuteenuste ja toetuste seadust, töötukindlustuse seadust ning riiklike peretoetuste seadust. Eelnõu on tingitud vajadusest muuta töötuna arvele võtmise ning töötutoetuse ja töötukindlustushüvitise maksmise tingimusi seoses kutseõppes õppevormi muutmisega. Enne 1. septembrit 2016 oli kutseõppes täis- või osakoormusega õpe. Alates 1. septembrist 2013 kutseõpet alustatunel on õppevormiks statsionaarne ja mittestatsionaarne õpe. Ja muutmise vajadus on tingitud sellest, et on vananenud seaduse redaktsioon. Nähakse ette erisus töötutoetuse ja töötuskindlustushüvituse maksmise jätkamiseks isikule, kelle töötuna arvelolek lõpetati pärast 1. septembrist 2013 seetõttu, et inimene asus õppima kutseõppes statsionaarses õppes. Ja samas mul on üle anda ka arupärimine Keskerakonna fraktsiooni poolt, mis puudutab ajateenijate ravikindlustust. Vastavalt ravikindlustuse seadusele on õigus ravikindlustusele Eesti elalisel elanikul, tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elaval inimesel, kelle eest makstakse või kes maksavad iseenda eest sotsiaalmaksu. Kõigile alla 19-aastastel on ravikindlustus garanteeritud sõltumata sellest, kas nende vanemad töötavad või mitte. Ravikindlustus on tagatud ka kaitsejõududes ajateenistuses olevatele ajateenijale. Ajateenistuse kestvus on 8 või 11 kuud. Üldjuhul asutakse ajateenistusse kas pärast keskhariduse omandamist või siis esimese astme kõrghariduse omandamise ajal. Ajateenijate endi hinnangul on parim aeg ajateenistuseks kohe gümnaasiumi lõpetamise järel. Enne ajateenistusse asumist tehakse sisseastumiseksamid kõrgkoolidesse ja sissesaamise korral on võimalik ajateenistuse kutsumise tõttu siirduda akadeemilisse puhkusele. Akadeemilisel puhkusel viibides ei ole üliõpilasel üliõpilase staatusega kaasnevaid ravikindlustust. Probleem peidub asjaolus, et praktikas lõpeb ajateenistus enne akadeemilise puhkuse lõppemist. Ja seoses sellega on meil sotsiaalminister Taavi Rõivasele 3 küsimust. Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Rait Maruste. Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid, mul on au põhiseaduskomisjoni nimel algatada märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu eesmärgiks on reguleerida Riigikogule esitatava kollektiivse pöördumise esitamise ja menetlemise kord. Regulatsioon nähakse ette märgukirjal ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, mis puudutab kollektiivse pöördumuse esitamist ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses, mis puudutab kollektiivse pöördumise menetlemise korda. Aitäh! Head ametikaaslased, on Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 2 eelnõu ja 1 arupärimise ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus nende edasise menetlemise. Liigume edasi nüüd teadete juurde. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungite saalis Eesti Ladina-Ameerika parlamendirühma moodustamine. Ja rühma kokkukutsujaks on Riigikogu liige Mart Nutt. Nii et ootame aktiivselt osavõttu. Ja viime nüüd läbi kohaloleku kontroll.
Kohale registreerus 83 Riigikogu liiget, puudub 18 ja asume nüüd tänase päevakorra juurde. Esimeseks päevakorrapunktiks on Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu 472 kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita, seega võime minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde. Head ametikaaslased, panen lõpphääletusele eelnõu 472. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 86 Riigikogu liiget, vastu erapooletuid ei ole, on Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu 472 seadusena vastu võetud. Sellega on esimese päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 439 esimene lugemine ja ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste, palun. Lugupeetud juhataja, austatud kolleegid. Erakondade rahastamine on olnud juba pikka aega tõsise avalikkuse tähelepanu ja ka kriitika all ning põhjustanud mitmeid poliitilisi turbulentse. Rahastamise probleemid on tõstnud poliitika läbipaistvuse ja usaldusväärsuse küsimuse, mida demokraatlikus õigusriigis ei saa ignoreerida. Teema oli mäletatavasti arutlusaineks ka rahvakogus, kes tegi selles osas 3 erinevat ettepanekut Riigikogule. Austatud ettekandja, ma väga vabandan. Head ametikaaslased, saalis igast reast, igast nurgast tuleb väga suurt lärmi. Ma väga palun, et me austame ettekandjat ja ma väga palun, et me austame neid ametikaaslasi, kes soovivad seda eelnõud kuulata. Aitäh, palun ettekandja, ma vabandan teie eest. Kirjeldatud olukorda arvestades otsustas põhiseaduskomisjon 2012. aasta juunis võtta oma tööplaani erakondade rahastamise ja selle järelevalvesüsteemi ülevaatamise ja komisjon on seda küsimust järgnevalt arutanud oma paljudel istungitel. Töö alguseks kutsus põhiseaduskomisjon enne suve 2012 avalikkust esitama ettepanekuid olukorra parendamiseks. Sellele reageeris 21 erinevat institutsiooni, ühendust ja üksikisikut. Eelnõud aitas vormistada Justiitsministeerium, konkreetsemalt Kristen Kanariku isikus, kellele siinkohal tänu. Eelnõu ei ole liikunud kiiresti, sest raha ja järelevalve teema on iseenesest huve puudutav ja vaidluse tekitav ja nii oli ka selle eelnõuga. Et regulatsioonid ka tegelikult tööle hakkaksid, püüdsime saavutada erakondade ja osapoolte konsensust või ligilähedast kooskõla. See kõik võttis aega ja närve. Tulem ei pruugi olla just see, mida üksikud kaasalööjad pakkusid, vaid on sulam erinevatest arusaamistest ja ootustest.
Teha saab seda, milles kokku lepitakse. Võin kinnitada, et kõik ettepanekud leidsid tähelepanu ja kaaluti põhjalikult läbi. Käesoleva seaduse eelnõu algatas põhiseaduskomisjon 23. mail 2013. Eelnõu eesmärk on täpsustada erakondade rahastamise aluseid ning rahastamise üle teostatavat järelevalvet, muutmaks rahastamise regulatsioon selgemaks, konkreetsemaks ning tõhusamaks järelevalvemeetmed ja asjakohased sanktsioonid. Konkreetsemalt täpsustatakse annetuste reegleid ning konkretiseeritakse keelatud annetuste sisu ning viimastele reageerimise ja nende eest karistamise korda. Sätestatakse piirangud laenutegevusele, et vältida lõhki laenamist ning täpsustatakse erakonna majandustegevuse reegleid. Austatud ettekandja, ma väga vabandan, ma võtan juhataja vaheaja 1 minut. Head ametikaaslased, juhataja poolt võetud vaheaeg on lõppenud. Austatud ettekandja, vabandan teie ees ja palun jätkake. Aitäh. Jätkan siis. Äsja lõppenud valimistega seoses tahan esile tuua, et eelnõuga keelatakse kasutada erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku valimiskampaania läbiviimiseks avalikke vahendeid, välja arvatud käesoleva seaduse alusel makstavaid riigieelarvelisi vahendeid. Sätestatakse piirangud laenutegevusele, et vältida lõhki laenamist ja täpsustada erakonna majandustegevuse reeglid, nagu ma juba kord ütlesin. Eraldi tahaksin esile tuua valimiskünnist mitte ületanud, kuid vähemalt 2% hääli kogunud erakondade riigieelarvelist toetust. See meede peaks looma suuremad võimalused uutele väikeparteidele ning edendama erakondade võrdsemat kohtlemist, et seeläbi toetada poliitilist mitmekesisust. Laieneb ka erakondade rahastamise järelevalve komisjoni pädevus ning lisandub audiitorkontrolli tellimise võimalus. Hea sõnum on kindlasti ka ettepanek vähendada kandidaatide registreerimiseks vajalikku kautsjoni poole võrra. Eelnõu esitatakse esimeseks lugemiseks muudetud kujul. Muudatuse sisuks on jätta rahastamisest välja valimiskünnist mitte ületanud erakondade riigieelarves saadavate summade indekseerimine. Komisjon ei pidanud sellist seadusega tagatud siduvust mõistlikuks ega otstarbekohaseks. Põhiseaduskomisjoni 23. septembri käesoleva aasta istungil otsustas eelnõu esitada esimesele lugemisele muudetud kujul ja teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. Tänan. Aitäh, head ametikaaslased. Kas teil on ettekandjale küsimusi? On. Andres Herkel, palun. Aitäh, austatud komisjoni esimees. Me tõepoolest oleme pikalt seda kõike arutanud, aga vaadates nüüd seda, et künnise alla jäävad erakonnad saavad pisut raha juurde, kautsjoni vähendatakse poole võrra, minu hinnangul see poliitilist konkurentsi ei ava, see on pigem niisugune kirsturaha moodi asi mõnele erakonnale. Aga mul on 2 küsimust. Kõigepealt, kas ma saan õigesti aru, et 2014. aastal saavad lisaraha, kui me võtame seaduse vastu, ka need, kes 2011. aastal jäid siis alla künnise? Aitäh. Hea kolleeg, eks olid kõik nende arutelude juures ja tead seda, et kõigepealt see valimiskünnise alla jäänud erakondade rahastamine oli meil pikalt päevakorral ja me jõudsime siis sellise tulemuseni, nagu siin eelnõus kirjas on,
et see toetus ulatub 30 000 eurost 100 000 euroni sõltuvalt saadud häälte saagist, mis on siiski kordades rohkem kui praegu olev toetus. Nüüd, mis hetkest see rakendub? Ma eeldan, et see rakendub siiski üldises korras, see tähendab, kui seadus on mõeldud jõustuma 1. jaanuarist 2014, siis sellest hetkest läheb peale ka või käima ka see rahastamise uus kord. Jevgeni Ossinovski, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Eelnõu seletuskirjast ma loen, et eelnõuga keelatakse välismaise päritoluga annetused. Samas, kui ma vaatan seda eelnõu teksti, siis lisaks välismaise päritoluga annetuste keelamisele keelatakse siin selle eelnõuga tegelikult ka eestimaise päritoluga annetused, arvestades olukorda, kus vastavalt valimisseadustele on Eestis alaliselt elavatel mittekodanikel näiteks õigus osaleda kohalikus poliitikas ja demokraatlikus juhtimises, siis selle eelnõuga millegipärast võtate te näiteks halli passi inimestelt, kes Eestis alati on elanud ja kogu oma tulu siin teeninud, võimaluse tegelikult ju otseselt mõjutada seda oma kodukoha käekäiku, sellepärast et selle eelnõuga ei saa nad näiteks oma kohalikule nimekirjale raha annetada. Et miks seda vaja on ja kas see piirang on mõistlik? Niimoodi võib küsimuse püstitada, aga selleks, et tehtavad annetused oleksid läbipaistvad, kontrollitavad ja usaldusväärsed, saigi need reeglid siia kehtestatud. Ma ei välista seda, et võimalik, et kunagi tulevikus võime need reeglid muuta või üle vaadata, aga praegu on kirjas selline täpsustus, kus kohast või kellelt võivad need annetused pärit olla. Ja see on piiratud siis Eesti kodanikega ja Euroopa Liidu kodanikega. Tänan. Andres Anvelt, palun. Aitäh, härra juhataja ja ettekandja. Eelnõu teine punkt räägib sellest, et erakonnal on keelatud kasutada erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku ja edasi räägime avaliku vahendi kasutamisest. Ja ma tean, et see on päris keeruline küsimus just selle tõlgendamises, et kus see piir on. Et selge on see, et neid juhtumid on harva, kus poliitik või ametnik laseb otse eelarvest raha kanda oma kampaaniaks, küll aga tehakse selliseid varjatud kampaaniaid, näiteks propageerides mingeid tegevusi, muid asju. Et kuidas sa näed, missugune on see organ, kellel võiks olla siin ikkagi see kaalutlusõigus, et kes siis otsustab, et antud juhul on seda piiri ületatud või mitte. Vastasel juhul hakatakse jälle neid jokkskeeme kasutama ja kõik on korras. Tänan. Ega me ei eeldagi, et see on absoluutselt kõiki väärtegusid või pahategusid välistav regulatsioon. Me püüdsime eelnõus kirja saada printsiibi ja öelda selgesõnalt välja, et avalikke vahendeid, see on siis riigieelarvelisi vahendeid ja munitsipaaleelarvelisi vahendeid ei või kasutada erakondade kampaaniateks ja või valimisnimekirjas olevate isikute valimishuvide teostamiseks. Nüüd, kuidas see teostada, see on juba üksik küsimus, milles oma osa täidab kindlasti erakondade rahastamise järelevalve komisjon ja võimalik ka korruptsiooni vastu võitlemise komisjon. Nii et need üksikud detailid selguvad edaspidiselt töö käigus. Kindlasti on siis ees vaidlusi ja mitmesuguseid valikute tegemise kohti, aga on üsna lootusetu minu arvates panna kirja kõik üksikud detailid ja juhtumid, et selle alusel siis hakata väärkasutust järgima. Tähtis on fikseerida printsiip. Aitäh. Tõnis Kõiv, palun. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud ettekandja. Et iseenesest on muidugi väga tervitatav ja mõistlik see tekib võimalus, et riigieelarvelist toetusraha jagatakse ka neile erakondadele, kes on siis alla 5% künnise jäänud vastavate astmetega, vastavate häälte arvule, et kindlasti see aitab kaasa mitmekesisuse kasvule ja hoiab
ka neid, kes joone alla jäid, neid erakondi elus kuni siis järgmise mõõduvõtu korrani. Aga minu küsimus läheb selles osas, et olen ma õigesti aru saanud, et erakondadele minev raha riigieelarvest mitte ei suurene seetõttu, et me maksame rohkematele, vaid lihtsalt parlamendierakondadelt võetakse raha vähemaks ja jagatakse neile erakondadele ümber, kes parlamenti ei pääsenud. Et olen ma õigesti aru saanud? Jah, kolleeg Kõiv, te olete väga õigesti aru saanud. See just niimoodi on mõeldud, et see üldine summa ei suureneks, vaid siis võetakse üldisest erakondadele minevast summast vähemaks see osa, mis on siis vajalik nendele erakondadele. Me ei tea seda numbrit täpselt, kui palju neid väikesi künnis alla jäänud erakondi on, aga see summa, mis vajaminev summa tuleb sellest vahenditest. Indrek Saar, palun. Aitäh, hea ettekandja. Üks pikalt arutluse all olnud teemasid on kampaania mahtude vähendamine, millel oleks siis 2 põhilist eesmärki, millest on räägitud. Üks pool, et vähendada müra inforuumis ja keskenduda rohkem sisulisele debatile selle asemel, et pumbata reklaamikampaaniasse ohjeldamatult raha ja teiselt poolt siis see, et vähendada survet erakondadel ka küsitavate meetoditega erakondasid rahastada. Siiski selles eelnõus, nagu me ju hästi teame, ei ole praegusel hetkel selle kohta mitte ühtegi sõna, ehk siis ei püüta seda kuidagi reguleerida. Samal ajal on ka sotsiaaldemokraadid näiteks esitanud eelnõu, kus sel teemal on ettepanek tehtud ja on ka selle arutelu juures neid ettepanekuid esitanud. Kas sa näed, et me võiksime esimese ja teise lugemise vahel jõuda mingi ühise variandini, et teiseks lugemiseks siin on ka seda reguleeriv säte? Tänan. Ma isiklikult jagan seda vaadet, mida sa praegu just väljendasid, et kampaania kulud võiksid olla tagasihoidlikumad ja see kampaania maht, mitte selline, nagu ta praegu on meil praktikas kasutusel, see on lihtsalt selline mõõdutundetu avaliku raha põletamine ja seetõttu minul isiklikult ei oleks midagi selle vastu, kui me leiame mingisuguse töötava mudeli või regulatsiooni, et neid seda laadi arenguid pidurdada või kontrolli all hoida. Ja mina sugugi ei välista, et esimese ja teise lugemise vahepeal me leiaks mingisuguse ettepaneku, mis püüab seda asja siis vastuvõetaval või teostataval viisil reguleerida. Peep Aru, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja, hea ettekandja. Loomulikult ma komisjoni liikmena tean, kui pingeline on ja tõsine töö on selle eelnõuga käinud ja väga pikka aega. Aga me oleme ju päris tihti kuulnud ka väljapoolt komisjoni selliseid arvamusi, et küll nad liigutavad seal ennast aeglaselt, täid ettepanekud on palju, aga miks nad ära ei tee. Et võib-olla avalikkuse jaoks sa seletad natukene veel üle, et miks ikkagi tõsiste eelnõudega tegelemine võtab Riigikogus nii pikalt aega. Aitäh! No, nagu ma oma sissejuhatuses püüdsin seda selgitada, et raha ja järelevalve on asjad, mis puudutavad nagu kõiki. Ja seetõttu meie siin oleme sellega vahetult seotud ja asja osalised. Peale selle on ka avalikkusel, laial valijaskonnal omad ootused, hoiakud, soovid ja nende ettepanekute paljususest kokku seada mingi töötav mudel ja mitte uisapäisa võtta ja seadustada üks või teine võimalus, sest igal regulatsioonil on oma tagajärg ja omad seosed. Ja need tulevad kõik läbi mõelda ja see kõik võtab aega ja kooskõlastamist. Peale selle kindel veendumus on see, et need regulatsioonid, mida me siin püüame pakkuda, et need hakkaksid tööle ja täidaksid oma eesmärki, peaksid leidma parlamendierakondade enam-vähem üksmeelse toetuse. Ainult siis on võimalik, et see asi hakkab tööle. Meil ei ole vaja luua regulatsioone lihtsalt selleks, et linnukene kirja saada, midagi teha ja mis hiljem siis tööle ei hakka või põhjustavad uusi probleeme.
ent püüdsime seda vältida. Kui hästi see õnnestus, ma ei tea, aga nii see lugu on läinud ja nagu sa, kolleeg, tead hästi, me arutasime seda asju korduvalt, nii omavahel, fraktsiooni sees kui ka komisjonis. Aitäh. Jevgeni Ossinovski, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandja, kindlasti olete nõus, et isikute gruppide erineva kohtlemise puhul peab see erinev kohtlemine olema põhjendatud ja proportsionaalne. Et selles kontekstis ma pöördun tagasi oma esimese küsimuse juurde, et kui kusagil mingi näiteks Küprose kodanik, keda me keegi ei tea, järsku annetab mõnele erakonnale mingisuguse summa raha, siis see on selle seadusega lubatud, aga see, et mõni meie enda pikaajaline elanik, kes on terve elu Eestis elanud, Eestis tulu tootnud ning meie ühiskond teda sisuliselt tunneb ja teab, kes ta on ning kellega ta on seotud, missugused huvid tal võivad olla kas majanduslikult või poliitiliselt, et see on selle eelnõuga keelatud. Kuidas on see proportsionaalne ja kuidas täidab see seda eesmärki, et suurendada erakondade rahastamise läbipaistvust? Aitäh! Tänan. Jällegi, eelnõu ei saa seada oma eesmärgiks kõik võimalikud kuritarvitused välistada või augud kinni toppida. Me püüame seda teha. See valik, mis on praegu teile pakutud, on poliitiliste otstarbekuse valiku küsimus. Ja meie eeldus on selline, et Euroopa Liidu sees Euroopa Liidu kodanikelt lähtuvad annetused on selgemini kontrollitavad ja järelevalvatavad kui Eesti ka kodakondsuse tasemel mitteseotud inimeste puhul. Kas see on õige või ei ole, eks see selgub edaspidi käigus, kuivõrd ta töötab, aga see on see põhjus, miks niimoodi on otsustatud. Aitäh. Andres Herkel, palun. Aitäh, austatud komisjoni esimees. Ma laiendaksin seda teemat, kuivõrd eelnõu ettevalmistamise käigus tuli ka väga palju ettepanekuid, mis läksid laiemale kui selle seaduseelnõu reguleerimisala, aga need kuuluvad põhiseaduskomisjoni sfääri. Äkki annaks sellise ülevaate, et mis tempoga me suudame lahendada probleeme, mis ka rahvakogu poolt näiteks on tõstetud, näiteks erakonna asutamiseks vajaliku liikmete arvu vähendamine, üleminek avatud nimekirjadele, samuti valimiskünnise küsimus on tõstatatud. Ma lisaksin siia ka poliitikareklaami defineerimise, mis on väga oluline, arvestades eelmise valimiskampaania kogemust nüüd. Need asjad peaksid reguleeritud saama enne järgmisi valimisi, osalt ka enne juba Euroopa Parlamendi valimisi, mitte ainult Riigikogu valimistest me ei räägi. Et missuguses graafikus me suudame olla? Aitäh! Tänan. Tõepoolest õige on see, et asjad peaksid saama tehtud aasta enne järgmisi valimisi. See on siis märtsiks järgmisel aastal. Mis puudutavad siis erakondi ja valimisi. Juba praegune pakutav regulatsioon võtab ühel või teisel kujul arvesse 3 rahvakogust tulnud ettepanekut, teatud nüanssidega, variatsioonidega. Nüüd, mis puudutab teisi sinu poolt tõstatatud küsimusi, siis nagu me oleme ka komisjonis rääkinud, strateegia või liikumine võiks olla selline, et kui me läheme edasi selle rahastamise eelnõuga, ja arvan, et see liigub edasi teil heal koostööl, siis järgmine asi on võtta kiiresti ette valimisseadusega seonduv ja jõuda ka valimisseaduse muudatustega, kohendustega valmis enne järgmise valimiste tsükli algust aasta enne. Eeldused selles osas on olemas, me oleme sellest väga palju rääkinud, nagu sa tead, ja hoiakud on olemas, nii et arusaamine, kuidas ja mida reguleerida peaks üldjuhul olemas olema. Oli jutuks meie komisjonis ka poliitilise kampaania või reklaami määratlemine.
Minu isiklikul arvamusel on see väga keeruline ülesanne, et üks komisjon, põhiseaduskomisjoni antud juhul, võtaks ette ja hakkaks defineerima reklaami, ühte vormi, poliitilist reklaami. Kuigi võib-olla me saame sellega mingisugusel kujul hakkama, oletame, siis tekib järgmine küsimus, mis me selle täpsema definitsiooniga peale hakkame. Keegi peab silmas pidama seda, et seda definitsiooni siis ka ellu viidakse, sellest kinni peetakse. Kindlasti tulevad siin siis uued funktsioonid siis erakondade rahastamise järelevalve komisjonile, ma ei tea, kellele veel, tekivad vaidlused, kes neid vaidlusi lahendab ja nii edasi. Aga ma ei ole isiklikult sugugi vastu sellele, et teha katse, et määratleda poliitilise reklaami mõiste ja et luua siis paremat selgust poliitilises tegevuses. Aitäh. Indrek Saar, palun. Aitäh. Lugupeetud ettekandja, sinu erakonna esimees on korduvalt avaldanud arvamust, et juriidiliste isikute annetused Eestis tuleks taas lubada. Saime mõni nädal tagasi seoses Lausingu juhtumiga lahvatanud arutelu käigus kinnitusega sinu erakonnakaaslase Ants Leemetsalt, et selline seisukoht on erakonnas ilmselt mitmetpidi esindatud. Samas me ei ole väga tõsist ei avalikku ega ka komisjoni debatti sellel teemal pidanud, eriti selles kontekstis, kus me Euroopa Liidu kodanikel lubame nüüdsest peale teha erakondadele annetusi. Kas sinu arvates peaks juriidiliste isikute annetused taas lubama ja kas see on teema, mida tuleks debateerida enne, kui see seadus saab lõpplahenduse? Tänan, see on väga oluline teema. Selle avalikkuse surve all oleme jõudnud selleni, kus tegelikult meil on nii-öelda riigierakonnad, mis on erakonna olemuse mõttes üsna küsitav situatsioon, kus kogu erakondade finantseerimine suures osas, peaaegu täies osas, toimub riigieelarvelist vahendist. Tähendab, erakonnad on riigi finantseerida. Ja see on asja olemusega põhimõtteliselt küsitavas koosseisus või kooskõlas. Erakond peaks olema vahelüli poliitilises protsessis valijaskonna, üksikindiviidide ja riigi vahel ja mitte toituma riigipeost. Ja seetõttu peaks olema seal mõistlik tasakaal erakonna enda kogutud vahenditest või temale annetatud vahendite ja riigieelarvelise vahendite vahel. Ja meil on natukene minu hinnangul see tasakaal välja läinud käest. Üks, mis aitaks minu hinnangul vähendada selle musta raha probleemi, oleks legaliseerida just juriidiliste isikute annetused erakondadele. Kõlab algul hullutavalt või hirmutavalt, kuid kui me seame ranged tingimused selleks, et see annetus oleks läbipaistev ja kontrollitav, siis ma ei näe seal väga suurt probleemi. Kui on olemas näiteks, ma pakun seda lihtsalt käigult, see oli jutuks ja nõndanimelt tasade eelnõu arutluse ajal, et kui on olemas firmal näiteks 3 või 5 aastane laitmatu tegevusajalugu Eestis, ta on vist registreeritud või Euroopa Liidus registreeritud, ja sellel annetusel oleks piirsumma, mida saab teha, siis mis halba sellest siis väga sünnib? Vastasel korral, kui seda kanalit me ette ei näe, siis hakkab raha otsima muid kõrvalisi teid ja me oleme uute ja hullemate probleemide ees. Nii et mina olen pigem selle meelt, et asjad peaksid olema reguleeritud, läbipaistvad ja kontrollitavad ja kui see on nii, siis ma ei näe suurt probleemi selles, et juriidiliste isikute annetused oleksid võimalikud. Aga see on minu arvamus, ma ei räägi siin kellegi teise arvamust ja võimalik, et me siis tuleme selle teema juurde tagasi eelnõu menetlemise käigus, esimese ja teise lugemise vahel, aga probleem see on. Aitäh. Priit Sibul, palun. Aitäh, austatud koosoleku juhataja ja eestkõneleja. Vastusest teie just Indrek Saarele antud küsimus ja võib-olla
see, mida te vastasite Jevgeni Ossinovskile, mulle tundub seal nagu väikene vastuolu, et kui te räägite nii-öelda läbipaistvast rahastamisest ja võib-olla peaks avama juriidiliste isikutele toetamise võimalus, siis Jevgeni Ossinovski küsimus oli seal, ja minu küsimus samamoodi, et ma ei saanud nagu sellest vastust aru, et kuidas see on meile teadaolevate huvidega Eestis tegutsev ettevõtja, kes ei ole kodanik, tema annetus kuidagi kahtlasem või küsitavam kui suvalise Euroopa Liidu isiku poolt tehtud annetus. Aitäh, aga ma vist päris hästi ei mõistnud küsimust, et annetused peavad olema kontrollitavad ja läbipaistvad. See on nii palju kui võimalik. Ei saa nüüd elada päris selles illusioonis, et sealt mitmesugust mahinatsioone võetakse ette või kõrvale vingerdamisi, kuid kui me fikseerime kindlalt selle isikute ringi, kes võib annetada, mis ulatuses võib annetada ja mis korras ta võib annetada, siis muutub see annetus usaldusväärsemaks ja teenib oma eesmärki paremini kui olukord, kus see on reguleerimata. Nii et ma ei välista, et regulatsioon, mida me pakume, vajaks täiendamist või muutmist kuidagi. Me lihtsalt jõudsime selle tulemusele pikkade arutelude käigul ja komisjonis olevad inimesed ja meid konsulteerinud, meile arvamuse avaldanud inimesed leidsid, et see oleks mõistlik lahendus. Aga kas ta on ideaalne lahendus, ma ei tea. Andres Anvet, palun. Ma ka sekkusin või panin ennast nagu sellesse samasse viimasse väitlusse, nagu tõmbasin sisse, et kui me võtame praktiliselt, siis kui me räägime Eesti alalisest elanikust, kellel on seadusega antud õigus osaleda poliitikas läbi kohaliku omavalitsuste valimisel hääletamise, ta on kontrollitav maksuresidendina ka meie Riigikogu erakondade järelevalvamise komisjoni poolt vajadusel. Samas ma väidan, et Küprosest me ei saa aasta, 2 ja 3 jooksul kätte mitte mingisuguseid andmeid Euroopa Liidu kodaniku kohta, kes on annetanud. Et kas on ikkagi mõistlik piirata siseriiklikult nende inimeste ringi, kes võivad annetada, aga andes väljapoole see ringi laiemaks, kus juures sealt me ei saa nii lihtsalt need andmeid kätte? Aitäh. Ma olen osati teiega nõus, et see probleem on, et kuigi see alalise elamisloaga inimene elab ja Eestis, ta osaleb siiski poolenisti nende poliitilises protsessis, aga tema tegevus tõepoolest on majanduslikus rahanduse mõttes läbipaistev või kontrollitav mingil ulatuses vähemalt. Nii et võimalik, et me edaspidise arutelu käigus jõuame sinna, mida küsija pakkus siin praegu, või mille pärast muret tundis, ma ei välista suugi. Helmen Kütt, palun. Tänan, härra eesistuja, austatud komisjonipoolne ettekandja. Kuna mina ei ole põhiseaduskomisjoni liige, siis minu küsimus võib tunduda just nende eelpoolt küsimustest võib-olla naiivne ja lihtne, aga ma toon konkreetse näite. Et kui isik omades halli passi ja tema laps või tema sugulane või tema hea sõber kandideerib kohalike omavalitsuste valimisel ja ta annetab selle raha siis sellele isikule pangaarvele, kes kannab selle nüüd üle oma valimiskulude katteks. Kas siis see, kui kontrollitakse isikut, kes esitab aruande, kuidas ta oma valimisrahad on saanud ja kas see on siis mitte aktsepteeritav tegevus, sest kui ta ei saa otse annetada see isik ja ta tahab toetada oma last, kes on Eesti Vabariigi kodanik. See tegelikult tekitab selliseid nipitamisi ja ma julgeks isegi väita sellise kilekotiga raha kandmist. Aitäh. Füüsiliste isikute annetustele me pakume seada piiri. See on 1200 eurot aastas ehk 100 eurot kuus. Nüüd keelatud selle eelnõu kohaselt on ainult tundmatud päritolu raha. Kui raha päritolu on teada ja see on deklareeritud, siis on okei. Ma ei näe selles mingisugust probleemi. Hea ettekandja, ma tänan teid. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh. Kas
Fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Indrek Saar. Tervist, kolleegid! Ma algatuseks vist tulen korra selle juurde, mida ütles ettekandja, et ja Rait Marust, et minu teada meil siiski selles seaduseelnõus on kirjas, et sularaha annetusel on ülempiir, et muidu annetustel ei ole ülempiiri fikseeritud. Selles mõttes, et niikaua, kui annetatakse kasutades pangaülekannet, niikaua võib annetada, kui palju tahetakse, seda siin sees ei ole. Aga tulles selle seaduseelnõu juurde, siis mul on hea meel, et siiski arutelu sellel teemal on käinud. Küll aga arvan ma, et sellisel kujul, nagu see seaduseelnõu on meie ees, ei ole ta kaugeltki piisav selle jaoks, et tänasel päeval viia sisse piisavalt neid muutusi, mida ühiskonnas oodatakse. Kui me vaatame positiivseid asju, siis kindlasti see, et veidi suureneb Riigikogu valimistel 2–5% hääli saanud erakondade toetus, on positiivne. Et ka neil on võimalus valimiste vahelisel ajal tegutseda ja ka järgmistel valimistel osaleda, ehk siis taodelda juba suuremat toetust valijate käest. Ja kindlasti positiivne on see, et kautsjon Riigikogu valimistel osalemiseks väheneb 2 korda. Kas see on piisav selle jaoks, et Riigikogu valimised oleksid piisavalt kättesaadavad väiksematele erakondadele, on siiski küsimise koht. Aga kus ma pean ütlema, et me ei ole astunud sammugi edasi, on kampaania mahtude vähendamine. Ja seda, miks seda on vaja teha, on ühiskonnas nii palju räägitud, et ma ei hakka kindlasti uuesti meie kõigi aega sellega kulutama, aga see, et me ei ole isegi suutnud mingitki versiooni esimeseks lugemiseks välja pakkuda, millest tõukuda ja mida siinkohal arutleda, on minu arust kurb. Ja see oli ka üks neid asju, mida viimase 1,5 aasta jooksul on ühiskonnas väga selgehäälselt nõutud ja muu hulgas loomulikult ka rahvakogu ettepanekutes, mis president Riigikogule esitas, oli see üks olulisemaid ettepanekuid. Ma loodan siiski, et esimese ja teise lugemise vahepeal on põhiseaduskomisjonil piisavalt tahet ja põhiseaduskomisjonis esindatud erakondadel piisavalt tahet selle jaoks, et kampaania mahtudele piirang seada. Teine asi, mille üle ei saa küll piisavalt rõõmustada, seal on oma positiivne pool, nagu ma ütlesin, on riigieelarveliste vahendite võrdsem jaotus. Esiteks mõte, millest sotsiaaldemokraadid on rääkinud ja mis toetab ka rahvakogu tehtud ettepanekut, et vahendid jaotuksid 50% hääle tulemuse alusel ja 50% nendele erakondadele, kes on esindatud Riigikogus, mis tähendaks seda, et alla valimiskünnist jäänud erakonnad saaksid siiski oluliselt rohkem raha, kui nad selle seaduseelnõu järgi saavad. Ja samuti Riigikogus esindatud erakondade vahendite arv mingil määral võrdsustuks. Et mul on väga kahju, et me siinkohal ei ole suutnud sellele eesmärgile väga palju läheneda. Ja omaette küsitav on muidugi see, et selle käigus, et justkui allapoole joont suuremeelselt Riigikogu erakonnad loovutavad natukene rohkem raha, aga siis samal ajal need erakonnad, kes siiamaani said mingitki sümboolset toetust, kes kogusid vähemalt 1–2% Riigikogu valimistel hääli, need erakonnad jäetakse nii-öelda kuivale selle seaduseelnõuga, et seda kohta tuleks ka minu arust tõsiselt arutleda. Ma palun lisaaega. Palun lisaaega, 3 minutit. Ja kolmas minu arust väga tõsine teema on see, mida me rääkisime siin annetustest, pikalt arutlesime. Mul on hea meel, et sellel teemal arutelu tekkis. Kui me
et sellest siis üks pool, teema, mis on aeg-ajalt läbi käinud, aga mille juurde ei ole tegelikult, tõsise arutelu juurde ei ole millegipärast siiski ühiskonnas nende arutelude käigus siin nüüd tuldud, on tõepoolest see juriidiliste isikute annetuse teema. Minu arust see teema ei ole selgeks räägitud, miks seda mitte teha või miks seda peaks tegema, ja ma loodan, et see arutelu on meil ees ja et me räägime seda selgeks, enne kui me lõplikud otsused teeme, et miks me seda kas teeme või ei tee. Et seal on kindlasti nii poolt kui vastu argumente, aga eriti selles kontekstis, kus me lubame annetusi teha eraisikutel, kes on Euroopa Liidu kodanikud, kelle tegelikku tausta ja majandustegevust kontrollida on väga raske ja mis võib külvata väga suuri küsimärke ja kahtlusi. Et siia selles kontekstis ei luba juriidilistel isikutel annetusi teha, on minu jaoks väga küsitav, et miks me siis sellist piirangut seame. Aga mis on eriti kurb selle seaduseelnõu juures ja ka nende arutelude juures, mis me siin pidasime, et kogu see teema, et meie riigis elavad inimesed, kes panustavad sellesse ühiskonda, kes tahavad selles ühiskonnas osaleda ja kellel on ka võimalus seda vastavalt meie seadustele vähemalt kohalike valimiste raames teha valimisotsustuste järgi. Et nendele inimestele võib-olla see rahaliselt ei ole väga suur vahe ja erakondade rahastamise mõttes ei ole väga suur vahe, aga nendele inimestele saadetakse järjekordne signaal, et nad ei ole võrdsed ülejäänud inimestega, kes Eestis elavad, ja isegi mitte võrdsed nende inimestega, kes elavad Lätis, Bulgaarias, Itaalias, Londonis, kus iganes. See on üks osa, mis minu arust otsapidi läheb nüüd ka valimiste järgselt kuumalt lahvatanud debati juurde, et kas me Eestis elavate mittekodanike, aga alaliste elanike poole vaatame austusega, tahame, et nad osaleksid järjest enam ühiskonnaelus, integreeruksid, tunneksid ennast selle maa väärikate liikmetena, või me saadame neile järjekordse signaali, et nad ei ole teretulnud oma arvamust avaldama ja osalema. Ja eriti muidugi naljakas on selline otsus, kus me Euroopa Liidu kodanikele anname võimaluse erakondadele annetada ja Eesti poliitikasse sekkuda Riigikogu juhatuse värske otsuse valguses, kus Euroopa Liidu kodanikud ei ole Riigikogu saali teretulnud, sest see tähendab sekkumist Eesti sisepoliitikasse. Ja sellist kahepalgelisust on siinkohal nüüd küll väga jahmatav konstanteerida. Aga ma loodan siiski, et see seaduseelnõu areneb edasi ja et me ka viimati mainitud teemas suudame olla natukene sidusamad oma otsustes ja kõik panustavad sellesse, et sellest saaks üks hea seaduseelnõu. Jõudu meile kõigile. Tänan. Aitäh. Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni seisukoht on, et esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõule 439 SE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 7. november kell 17.15. Sellega on esimene lugemine lõpetatud ja teise päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Head ametikaaslased, sellega on meil istung lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu meie töös. Aitäh teile!